Kusti Nõlvak, sidemängija, Vaido Veek, temporündaja ja nurgaründajaks Mesila. Nii, esimese rünnaku blokeeris edukalt Siim Ennemuist ja Vaido Veegi rünnak kukkus TTÜ väljaku poolel 1-0. Tartu läks ette, servib Martin Ruul. Martin Ruul servib hüppelt servi, ei ole, siiski out, servis eest planeerivat, pikalt outi. TTÜ lasub servima Vaido Veek, kes servib samuti hüppelt planeerivat servi. Nii, nurgast ründab Jeselnik, kahjuks TTÜ ploki ajastamine oli seekord vale, hüppasid liialt vara koos ründemängijaga üles ja ei olnud raske lüüa kukkuva ploki juures palli maha. Juhkami servib, Sinto võtab vastu ja tagantliinist lööb Mesila, kuid plokist tulid tagasi uuesti Jeselnieks ja jälle plokk oli TTÜ-l praegu peaaegu olematu. Ei olnud lihtne, oli väga lihtne lüüa see pall keset platsi maha. Servib Juhkami tavaliselt tugeva pallinguga. Ja ongi väga tugev, kuid ilusti võtti vastu. Sinto lööb edukalt plokist, kahe plokist mööda. TTÜ sai punkti juurde 2-3. Pallima läheb Kusti Nõlvak eest, planeeriv palling. Nii, vaatame. Nii, Jeselniks võttis, nii, temporünnaku võttis Nõlvak ülevalt hästi. Sinto lööb, praegu Toodi kaitses, Rikberg väga raske palli tõi üles ja uuesti. Nii, ja Mesila lööb ilmselt plokist, mis tõi punktid TTÜ-le juurde, kuigi rünnak ise maandus väljapool platsi, löök oli liiga pikk, kuid ploki puutega sai TTÜ punkti, seis on 3-3 jällegi Kusti Nõlvak ja nüüd tagantliinist ründab Juhkami ja TTÜ plokist pall kahjuks napilt auti ja pall läheb Tartu Pereleivale, servima asub Jeselniks, kes lööb ka planeerivat pallingut. Nii, Sinto lõi, kuid vaat on sellele, et plokk puudutas võrku ilmselt allpool ülemist linti, kukkus pall plokist siiski TTÜ väljaku poolele, seis on 5-3 Tartule. Nii, planeerivat pallingut ei saanud Madis Pärtel vastu, otse punktiks ja seis on juba 6-3 Tartule. Nii et praegu on nii, Pärtel võttis nüüd korralikult vastu ja Sinto lööb jälle korralikult lõi, kuid kaitsest toodi küll pall üles, aga läks vastu antenni ja TTÜ sai palli ja punkti. Pallima asub Sinto. Neli kuus. Nii, jälle auti. Kahjuks jah, nagu hüppelt pallid tükivad tihtipeale auti minema. Tugevad pallingud ja nüüd servib Tartu juba Ennemuist ja jälle planeeriv palling. Nii, ja nüüd lõi keskelt Sirelpuu, temporündaja maha. Libero vahetus praegu, eesliinist tuli Veek, temporündaja sisse. Sirelpuu ka eest planeeriv palling. Nii, tagantliinist Juhkami. Nii, anitas, kuid kahjuks ei napilt kaitses sellest puudu.
ja punkti sai jällegi Tartu, seis on 8-5, tehniline time-out praegu, võistkonnad peavad nõu. Kahjuks on TTÜ-l praegu lihtsamaid vigu ja pallinguvead ja lihtsalt rünnak jääb natukene praegu ühekülgseks, kuna Tartu on õnnestunud mitu korda plokis TTÜ rünnak kinni panna, samas jällegi TTÜ ei saanud ise veel õigesti oma sulustamist käima. Tantsutüdrukud näitasid oma oskusi, kes teatavasti on ühed tublimad tantsutüdrukud, vähemalt võrkpallivõistlustel. Nii, Tartu servib Kaiks, sidemängija Tartul ja servib võrku. Hüppelt tugev palling. Nii, enne muist. Ei, vabandust. Mesila läheb servima ja TTÜ 6-8. Nii, jälle teine viga juba kahjuks sarnases mängus ei saa TTÜ endale lubada niisuguseid vigu. Nii, Kollo servib Tartu Perelõivast. Tugev palling, samuti out. Nii et servivigu koguneb mõlemalt poolelt. Nii et praegu on ilmselt võiduvõti on sellel, kes vähem eksib. Pärtel eestpalling. Nii, jällegi Juhkami lõi, kuid plokk hüppas jällegi natuke vara üles. Juhkami lõi ploki ladvast, pall kukkus TTÜ väljapoolele. Servima läheb Martin Ruul Tartu Perelõivast. Hüppelt planeeriv, nii, Pomerants võttis hästi vastu, nii, ja Mesila lõi plokist palli auti. Mesila on ilmselt tulevikumees, sest 19-aastane ja pikkust meeter 95, piisavalt hea hüppevõime. Nii, TTÜ palling. Nii, valast. Kaitsest tõi TTÜ küll Juhkami rünnaku üles, kuid edasi mängides helistas kohtunik hoitud palli. Nii, nüüd uuesti Juhkami pallib, tugev serv. Nii, oli neljatsoonist Sintovi tugev löök, kuid vastus oli Tartu 3 plokk ja Tartu läheb juba 12-8 ette. Juhkami pallib jälle, Juhkamil on teatavasti tugev pallib ja serv võrku. Servivigu koguneb mõlemalt poolelt. Nii, Kusti Nõlvak eest planeeriv palling. Nii auti. Jah, kahjuks vigu tuleb üha juurde. Et eriti see eest planeeriv palling peaks olema suhteliselt stabiilsem. Nii, servis ka Tartu, eest planeeriv lühike tõste ja nüüd Mesila lõi, kuid kahjuks üle otsajoone. Auti. Mesila on head füüsilised võimeid, kuid löögitehnika siiski ei ole veel piisavalt hea selleks, et pall vähemalt otsajoone sissepoole maanduks.
käeliigutus on natukene vale. Peab veel harjutama ja õppima. Noor mees veel küll õpib 19 aastat. Aeg TTÜ poolt ja seisul 9-14. Nii et Jeselniks Tartu pereleivast uuesti pallimas. Ja jällegi eest planeeriv palling. Nii, Pärtel võttis vastu Nölvak ja Sintov. Nüüd lõi küll päris kõrgelt ja otse Tartu väljaku poole. Seis on 10-14. Loodame nüüd, et TTÜ enam oma vigu ei tee, siis on võimalus ka mängu võrdsustada Sintov palling. Nii, kahjuks külje pealt auti jälle hüppelt palling, nii et küll vigu koguneb siiski liialt palju sarnase vastasega nagu Tartu. Ei saa TTÜ endale seid või hullu panna. Ennemuist Tartust ja servis kuid Ennemuist tõi tagant ära. Nii, Sintov viskab üle ja TTÜ rünnakut ei saa. Tagantliinist ründas jällegi Tartu edukalt ja TTÜ-l seekord ka esimene servi vastuvõtt vedas alt. Ei saanud rünnakut üles ja seis on juba 16-10. Teine tehniline time-out. Ja üksikud elemendid hakkavad ikka TTÜ-l kätte maksma, millega praegu Tartu ei ole eksinud. Sellega TTÜ kahjuks teeb mõned lihtvead ja ega siin rohkem sarnase vahe saamiseks ei olegi vaja. Nii et selleks, et Tartuga võrdselt mängida, selleks peab TTÜ-l mäng ikka minimaalsete oma eksimuste välja tulema, sest praegu muud olulist vahet kahel võistkonnal ei olegi, sest et niisugust tugevat ründajat, kes peale lätlase Jeselniksi võib-olla ei ole kummalgi nii eriliselt võimatut, aga kahjuks igas mänguelemendis natukene peaks olema TTÜ täpsem ja vähem eksima. Nii, Pärtel lõi ilusti praegu, kuid teist korda tõi Tartu tagant kaitses üles ja nüüd lõi Juhkami ja kahjuks nagu mitmelgi eelneval korral Juhkami tagantliini löögis hüppas plokk vara üles ja liiatigi veel ta puudutas antenni plokk, nii et ikkagi niisugused lihtsad elementaarsed eksimused maksavad ennast kätte, seis on juba 17-10, Tartu edus. Servib jällegi Ennemuist, nüüd juba tugev serv, küllalt hea serv, nii ja nüüd lõi Mesila ja jälle pikki piiri, kuid auti. Nii et kahjuks on vahetus TTÜ meeskonnas väljakule tuleb need liigutused ebaõnnestunud, tuleb Siim Põlluäär Mesila asemele. Vaatame, kas tuleb tema paremini mängu välja. Nii, jällegi Ennemuist hüppelt tugevalt, väga tugev serv. Nii, nüüd lõi Põlluäär ühte plokist auti ja TTÜ sai järjekordse punkti 11-18. Nii, servib Sirelpuu jällegi hüppelt planeeriv serv, võeti hästi vastu. Temporünnak ei tulnud Tartul eriti hästi välja. Põlluäär lõi, kuid Tartu tõi tagant ilusti üles. Nüüd lõi Kollo ja kahjuks lõi küll auti, aga TTÜ vilistati plokis võrgu puude ja pall läheb
Tartu pereleivale, kus Kaiks asub pallima, seis on 19-11. Nii et vaikselt kogunevad punktid Tartule. Nii, Kaiksil väga ilus, tugev palling. Nii, keskelt Kaido Veek. Kusti Nõlvak tõstis keskele terava. See üldiselt on üks paremaid TTÜ trumprünnakuid keskelt teravad temporündajale. Nii, Põlluäär lõi ka tugeva servi. Nii, nüüd lõi plokk, oli küll ilusasti vastas, kuid sel vaatalt Jeselneksist lõi plokist auti. Nõlvak ja Veek olid küll õigel ajal vastas, aga kahjuks ei suutnud blokeerida ära. Nii, servib jälle Kollo Tartu pereleivast. Väga tugev serv, hüppelt serv, väga tugev serv. Nii, ja nüüd tagantliinist ründas Kollo võrku. Ja seis on 20-13. Vabandust, 13-20 servib Pärtel. 13-20 Pärtel servib. Hüppel planeerivad pallingut, nii Tartu võtab hästi vastu ja nüüd blokeeris keskelt hästi Veek ja neljatsoonis Sintov ja Juhkami rünnak maandus plokist Tartu väljaku poolele, TTÜ punkti juurde 14-20. Nii, Pärtli servi võeti jälle TTÜ-lt hästi vastu. Nüüd tuli küll ilusti, saadi keskelt temporünnakule plokk ette, kuid tagaliin ei olnud valmis seda palli tooma üles ja pall kukkus TTÜ väljaku poolele. TTÜ-l on vahetus, tuleb Martin Ruuli asemel, tuleb Ats Horn, kes on küll sidemängija, tuleb tahaliini praegu. Nii et servib ka, suht lihtne serv ja nii, nüüd ebaõnnestus keskel temporünnak Veegi ja Kusti Nõlvaku vahel oli väike arusaamatus ja pall punkt jällegi Tartule, seis on juba 22-14, Orn servib, Pärtel võttis vastu, nii ja nüüd Sintov lõi, nüüd lõi küll, Sintov lõi tugevasti terava tõste neljatsoonist maha Tartu poole peale, sai kahjuks vist natuke vigastada plokist. Mehed lendasid plokis koos võrguga Sintovile vastu, käega vastu silma. Nii, Veek servib, Tartu võttis, nii. Nii, kohtunik vilistab, et Tartu tõste hüppelt läks üle võrgu ja see on tagantliini mängijal nagu keelatud ja selle tõttu punkt läks TTÜ-le 16-22. Nii, jällegi tõste oli, Kaiksi tõste oli ebaõnnestunud ja ründaja Jeselnieks ei suutnud sellega TTÜ ploki vastu midagi teha ja 17-22 TTÜ sai punkti juurde. Tartu võttis nüüd esimese aja esimeses geimis. TTÜ-l on nii natukene selle mängu käima saamisele raskusi. Loodame, et nüüd saavad oma mänguhoo üles, mäng muutuks tasavägisemaks, oleks ka publikul parem ja põnevam mängu jälgida. Veek servib. Nii, jah. Nii, jälle ilus plokk, seekord Kusti Nõlvak ja Jaanis Sirelpuu ja vastaste ohtlikum ründaja Jeselneks
pandi jälle kinni teist korda järjest ja jälle punkt TTÜ-le 18-22. Nii, Veek servib jälle eest planeerivad pallingud. Nii, sees, väga ilus, äss nii-öelda. Ja TTÜ sai 19-22 järgi, nii et mäng hakkab tasakaalustamine esialgu. See kohmetus on möödas ja TTÜ tundub, et hakkab elama. Nii et loodame, et edaspidi tulebki tasavägine ja heatasemeline mäng. Nii, ja jälle Veek pallimas. 19-22. Nüüd läks napilt out'i. Kahjuks jah, see seis oli murranguline. Nüüd on juba 23-19. See kahjuks oli niisugune põhimõtteline viga, mida ei tohi teha peale seda, kui vastane võtab aja, ei tohi eksida. Nii, Juhkami servib ise out'i ja 20-23. Nii et võrkpallis on see väga täht igasugune ka õigel hetkel. Nii, ja Jeselneks lõi seekord jälle. Plokk oli vara üleval. Jeselneksil on hea hüppe. Seisab õhus kauem, hüppas vara üles, kukkus alla ja Jeselnik lõi jälle puhtalt palli. TTÜ väljaku poolel seis on juba 24-20. Psühholoogiline moment on jah võrkpallis see, mis tihtipeale määrab väga palju mängu käigus. Kui vastane on raskustes, võtab aja, siis peale seda pallingu viga ei tohi teha. Servib vahetusest tulnud Lulla Tartu poole peal. Ka tugev serv ja otse punktiks. Servi vastuvõtul läks pall üle võrgu ja Tartu võistkonnal ei olnud seda raske lüüa otse põrandale. Nii et sellega siin game lõppenud 25-20. Tartu pereleib on selle võitnud. Nii. Jah.
Halo. Ei kuule. Kakskümmend. Nii, võistkonnad on valmis alustama teist geimi. TTÜ-l pallib Siim Põlluäär. Võistkonna koosseisult tundub rohkem muudatusi teinud ei ole. Ja esimene palling kohe võrku. Nii, Tartul asub pallima Juhkami. Martti Juhkamil teada tugev palling. Ja kahjuks ka napilt otsajoone tagant auti. TTÜ-l pallima asub Madis Pärtel. Seekord servib hüppelt ja planeeriv. TTÜ võttis hästi vastu. Samas oli tugev keskelt temporünnak, mille ilusti võttis vastu Pomerants ja edasi praegu tagantliinist ründas hästi Madis Pärtel ja seis TTÜ kasuks 2-1. Nii, servib Madis Pärtel. Servib Jeselnevsi peal keskelt temporünnuk, jälle tõi, väga kenasti tõi üles selle palli Pomerants. Nii, ja nüüd uuesti Tartult. Nüüd juba mängiti kindlalt Jeselnevsi peale ja ühe plokis loomulikult oli Kusti Nõlvakul, kes on suhteliselt lühikest kasvu, sellega midagi raske teha, sest et Jeselnevs tundub, et on praegu ikkagi Tartu esiründaja. Jällegi planeeriv palling auti tagant, nii et servigu koguneb ja koguneb. Nii, Sirelpuu tuleb libero asemel etteliini tagasi. Servib Vaido Veek. Jällegi ees planeeriv serv. Väga hea serv. Jeselnevs võttis hästi vastu. Ja sidemängija Kaiks hanitas teist palli TTÜ platsi peale. Pallima läheb Tartu, seis on 3-3. Pallib Siim Ennepuist. Servib ka hüppelt planeerivat. Tugev palling. Sintov võttis vastu, kuid ja kahjuks tõste tahaliini, kus Põlluäärel ei õnnestunud ei plokist ega ka võrgust üle saada ja pall maandus TTÜ väljaku 4-3 Tartule. Jälle Ennemus servib, jälle servi vastu läheb võrgust kaugele. Nüüd temporünnaku tõid Tartu üles, Juhkami lööb. Nii, Põlluäär jällegi Tartu toob üles. Nüüd ründas Kollo kerge üle plokki rünnaku, mis jäi TTÜ väljaku poolele. Nii et TTÜ kahjuks praegu servi vastuvõtt ei lähe täppi ja sellisel juhul neil jääb nurgarünnak, jääb nendel nõrgaks. Nii, nüüd Pärtel võttis hästi vastu. Nüüd peteti plokk ilusti ära, keskelt Sirelpuu läks peale. Tartu plokk keskelt jäi seisma ja nurgast Sintov ühe plokki vastu ei olnud probleemi, lõi palli Tartu väljaku poolele. Nii, nüüd läheb servima Kusti Nõlvak, kes servib ka eest planeerivat pallingut. Nii, nüüd
Jeselnieks võttis hästi vastu, 2 plokk on ees, tõid kaitses TTÜ mehed ilus, Sinto vanitab, kuid täpselt Juhkami tõi selle ära, uuesti Kaiks pallib ja jällegi tagantliinist rünnakul on plokk jällegi vara üleval, lüüakse ploki ladvast ja pall lendab TTÜ plokist kaugele välja ja järjekordne punkt Tartule 6-4. Kaiks, sidemängija servib, tugev serv, jällegi 3 meetri kaugusele vastuvõtt, sealjuures jällegi 2 tsoonis Sinto väga tugevalt 2 ploki vastu, lõi palli maha. Nii et jah, praegu tükib servi vastuvõtt siiski kahjuks TTÜ-l jääb sutsu nõrgemaks kui Tartul, jääb võrgust natuke kaugele, kuskil 3 meetri kaugusele, nii et selle tõttu on TTÜ-l raskem rünnata. Nii, Sinto võttis Rikberg hästi vastu, nii, tõid üles jällegi. Pomerants on väga tublisti kaitses mänginud praegu 1 plokk Pärtelilt, kuid Kollo vastu sellest ei piisa. Hüppas natuke liiga vara jälle üles, liiga nurka. Kollol ei olnud raskusi seda diagonaalis platsi peale lüüa, nii et plokk on natukene praegu TTÜ-l veel ajastamisega on tõesti raskusi. Jällegi tugev serv Tartul, Pärtel ründab ja jälle edukalt 4 tsoonist. Et Kollo serv muidugi hüppelt oli tugev ja seekord võttis TTÜ selle servi hästi vastu. Nii et nüüd läheb Sirelpuu jälle eest. Planeerivad servi servima. Vaatame, kelle peale servib, nii Rikbergi peale. Nii, nüüd võeti Tartul asetuse viga ja TTÜ sai 7. punkti, seis on tasakaalustunud 7-7. Jällegi Sirelpuu serv. Väga hea serv, kuid napilt külje pealt auti. Kahjuks jällegi 8-7 tehniline time-out ja Tartu asus juhtima. Ja kahjuks on TTÜ-l selleks, et mängu võrdsena hoida nii-öelda vigade limiit täis. Tarvis on siiski üritada mängida ilma oma vigadeta, sest Tartul on palling siiski tugevam ja selle tõttu on ainuke TTÜ võimalus mängu tasakaalus hoida, et oma rünnaku ja plokiga saavutada paremaid tulemusi. Nii, tantsutüdrukud on jällegi oma kunsti näidanud ja mäng jätkub seisul 8-7. Asub pallima Martin Pruul Tartu Pereleivast. Hüppelt tugev ei ole, siiski planeeriv palling ja Pomerants seekord ei saanud hästi vastu. Põlluveer lööb ilusti plokki ladvast, pall põrkab kaugele välja ja Siim Põlluääre rünnakust on seis viigiline 8-8. Siim Põlluäär asub ka ise servima, hüppelt serv, tugev serv, ilusti. Kollo võttis hästi vastu, Kaiks tõstab ja jälle Jeselnieks ploki ladvast. Jällegi plokk on vara üleval, kukub koos ründelöögiga alla, pall jääb ploki vahele ja jääb TTÜ väljaku poolele. Tartu, Martti Juhkami, jällegi hüppelt tugev palling ilmselt. Nii, ja sai enam-vähem hästi vastu, kuid jällegi Põlluveer tagantliinist, rünnak ebakindel. Ei, paar meetrit külje pealt auti, nii et jah, niisugused lihtsad vead ei võimalda TTÜ-l seda mängu tasakaalus hoida. 10-8 Tartu ees, Juhkami jällegi, seekord väga tugev rünnak,
nii keskelt temporünnak Ani ja nüüd Jeselnik sanitab, nii hästi tõi küll ära Pärtel, kuid ei suutnud siiski päästa enam seda Jeselnik ja Ani ja seis on juba 11-8 Tartu eduks. Nii et jah, nagu niisugune natukene rünnak on mitmekülgsem Tartul ja sinna rünnaku arsenali kuulub ka küllaltki osav hanitamine, mis praktiliselt tulemus on sama, kas ründad tugevalt palli maha või näed platsi ja viskad õigesse kohta selle palli maha, on tulemus ikka sama, punkt on punkt. Ja praegu TTÜ-l nagu ütleme nurgaründajal nagu ei ole seda ja Tartu Juhkami servist järjekordne punkt. Juhkami tuntud tugev palling. Ja veel kord, Pomerants sai küll vaevalt lahti, aga palli üles, kuid rünnakut ei tulnud. Nüüd sai Juhkami Pärtel ja Veek ploki vastu ilusasti, pall kukkus Tartu väljaku poolele. 9-12, Pärtel läheb servima. Pärtel servib. Nii, võrgust planeerib, kuid nii, nüüd tõi Pomerants ilusti tagant Tartu rünnak üles, kuid järjekordselt Põlluveeri tagantliinist rünnak Tartu õigesti ajastatud plokki ja punkt Tartule. Jeselnik läheb servima, seis on 13-9. Kahjuks jah, see TTÜ tagantliini rünnak jääb praegu nõrgaks. Nii, ja Jeselniksi hüppelt tugev palling maandub täpselt piiri peale ja Tartul järjekordne punkt 14-9. Nii, Jeselniks. Nüüd läheb auti, 2 meetrit auti otsajoonest, nii et pall läheb TTÜ-le, seis on 10-14, servima läheb Vaido Veek. Nüüd tuleb jällegi eest planeeriv palling. Jeselniks võttis hästi vastu, 4 tsoonist jällegi. Nüüd lõi Kusti Nõlvak üksinda küll plokist, kuid Kollo tahtis pikki piiri plokist mööda lüüa maha, aga lõi napilt auti. Pall TTÜ-le, punkt 11-14. Veek servib jälle hüppelt planeerivad pallingud. Jeselniks võttis hästi vastu, kahjuks tõstab jälle 4 peale, jälle Kollo lööb ja jälle auti plokist mööda pikki piiri. Nii et 2 Kollo rünnakut olid küll osavalt löödud, kuid napilt auti. Ilus lööb küll, aga punkt läheb vastasele. Nii, Veek servib. Jälle Jeselniks täpselt sama kohta, jälle täpselt sama võtab vastu. Nüüd tuli keskelt temporünnak. Ja 15-12 ikkagi Tartule see punkt oli plokist, nii et Ennemus servib, nii Sinta võttis vastu, nii ja teise palli viskas praegu osavalt Kusti Nõlvak, hanitas Tartu väljaku poolele, Tartu ei oodanud ja seis on 13-15. Kusti Nõlvak serv ja serv, Kollo võttis vastu, nii ja nüüd tagantliinist Jeselniks ja jällegi plokk, TTÜ plokk vara üleval, kukkus koos rünnakuga alla ja Jeselniksi rünnak tänu sellele toob punkti Tartule. 16-13 tehniline time-out. Nii et
et praegu tundub jah, et TTÜ-l on raskusi ploki ajastamisega, sest et kui ründaja tuleb ja hüppab hooga üles, ilmselt tema seisab kauem õhus kui plokk koha pealt hüpates, selle tõttu tuleb plokki hüpata nendele ründajatele eriti, kes kõrgema hüppega on, tuleb oluliselt hiljem hüpata üles, et ajastada õigesti. Nii et see on TTÜ võistkonnal üks element, mida tuleb ilmselt harjutada selleks, et vastu saada esimesele nii-öelda kolmikule praegu, kes on siis Eestis Selver, Pärnu ja Tartu. Nii et TTÜ noortel meestel on veel aega ennast parandada. Nii, servib Kaiks, kes on siis Tartu lätlasest sidemängija. Hüppelt palling, osav palling oli, pettis ära, nagu teeks tugeva, kuid lõi kerge, nii et oli raskusi TTÜ-l vastuvõtuga, pall läks Tartule ja Tartu tõstis ta kiirelt kahe tsooni, kus TTÜ-l oli üksinda plokis Põlluäär, kes hüppas täiesti vara ja nurka liialt, nii et sellel Tartu ründajal on raske seda keset platsi maha lüüa. Jällegi Kaiksilt teine serv järjest pettega, et ta ei löönud tugevalt, vaid lõi kergema servi ja seekord jällegi maandus otse platsile. Nii et seekord läks juba Tartu küllaltki lihtsalt ette 18-13. Nii et kahjuks jah, on TTÜ-l niisugused lihtsad eksimused, mis ei anna võimalust võrdselt Tartuga võidelda. Nii, ja kolmandat korda läheb servima lätlane Kaiks. Nüüd lõi tugevalt, nii Pomerants võttis vastu ja nüüd lõi Põlluäär ilusasti, keeras kahe plokist palli mööda Tartu väljaku poolele ja servima läheb Sintov. TTÜ-s hüppel tugevalt servi ja nüüd lõi tugevalt Rikberg, sai küll vastu, kuid pall läks üle. Pärtel oli plokis vastus ja punkt TTÜ-le 15-18. Lööb jällegi Rikbergi peale, kuid Rikberg sai selle vastu ja nüüd tõste Kollo tõstis nelja peale Jeselneksel, kuid see läks nii kaugele antenni taha, et Jeselneksil sellega midagi teha ei olnud. Ta lõi selle väljaspool antenni ja punkt uuesti TTÜ-le juurde 16-18. Tartu oli sunnitud võtma minutise vahele, poole minutise vahele. Jah, ega TTÜ-l kahjuks ei ole rohkem niisuguseid ohtlikke pallijaid nagu praegu Sintov. Ütleme, kui mängis veel Pavel Krusojev, siis Pavel Krusojev, kui tal serv õnnestus, oli ka väga tugev serv, aga praegu kahjuks TTÜ-l niisuguseid servijaid rohkem ei ole ja need eest planeerivad pallingud siiski otsest ohtu Tartu vastuvõtjatele ei tee.
Sintov jälle tugev ja väga tugev ja ilus pallin, otse punktid. Püüdis küll Kollo seda võtta, kuid ei suutnud. Nii et seis on juba 17-18. On teinud ilusa vahespurdi praegu. Sintov jälle pallib, loodan, et nüüd ei tule eksimust. Ja ei tulnudki ja jälle otse punktiks. Kollo ei saa nüüd juba teist korda järjest vastu, nii et see serv on teinud küll väga head tööd, nii et on 18-18 seis. Tartu püüab natukene mängu pidurdada sellega, et laseb väljakut kuivatada. See on tuntud niisugune psühholoogiline liik muidugi. Kui aega ei taheta võtta, siis leitakse võimalust. Nüüd Sintov servib, loodame, et ei eksinud ja Kollo võttis jälle vea. Pall läks TTÜ poole peale ja nüüd Sintov lööb tagantliinist. Vetsid plokki ära keskelt läks temporündaja tõusvale ja tõste läks tahaliini Sintovile, plokki polnud praktiliselt üldse ees, lõi palli maha, nii et Sintov on teinud juba praktiliselt 4 punkti järjest, seis on 19-18, TTÜ eduks. Tartu teine aeg teises skeemis. Nii, mäng jätkub. Ja servima asub jälle Sintov. Tuletan jälle meelde vana reeglid, kui vastane on hädas, võtab aja, siis servija ei tohi eksida. Sintov servib võrku. Kahjuks sõnum siin ära, et see on nii-öelda kuldreegel, mille vastu ei tohiks eksida. Servima asub Tartu poolt Kollo, seis on 19-19. Ja samamoodi Kollo teeb oma õige mitmenda vea järjest ja servib võrku. Nii et 2 servi vastuvõttu viga, nüüd servi viga ja ongi 3 punkti läinud. 3 punkti on TTÜ-l juures ja 20-19 servima asub vahetusest Mihkel Tanila, kes servib hea planeerib valikuid praegu 2 tsoonist Pärteli ja Veegi plokist keerab Juhkami välja ja seis on 20-20 ja pallima asub Martin Ruuli asemel Ats Horn Tartust. Planeeriv valik kahjuks võeti kaugele liiga 4 meetri peale ja nüüd jällegi tahaliini. Vabandust. Kusti Nõlve tõstab tõstab 2 tsooni Põlluäär lööb jälle auti, nii et kahjuks nii ja teist korda tõste tahaliini Sintovile jääb madalaks ja Sintov küll püüab seda tugevalt lüüa, kuid lööb auti ja 2 oma viga jällegi TTÜ-l, lihtviga 21-21. Ai, vabadust, see läks plokist ja punkti sai siiski. Põlluäär lööb servi ja tugev serv, kuid võeti Tartu poolt hästi vastu. Nii ja jälle Juhkami teeb kerge rünnaku, kõksrünnaku üle ploki ja kaitse on keharaskust taga, ei suuda ettepoole liikuda ja pall kukub TTÜ poole peale maha. Nii servib Juhkami, kel on tugev 22-21, tugev. Nüüd servib ka nõrgalt, kuid
pall läks võrgu peale, õnneks sai Kusti Nõlvak selle võrgu pealt veel kuidagi ära tõsta ja keskelt lööb temporünnaku Vaido Veek maha. Nüüd läheb servima Madis Pärtel ja 22-22 seisul teeb TTÜ vahetuse ja Tanel Uusküla läheb servima, mis sellisel seisul muidugi on küllaltki riskantne asi, sest pingi pealt servima tulla niisugusel seisul on äärmiselt raske ja no lööb küll kena servi, aga nii, nüüd sai küll ilusasti, sai servi vastu. Nüüd jällegi 3 plokki ja jällegi kõksrünnakuga Jeselnik lööb selle palli TTÜ väljaku poolele. Seis on 23-22, seekord oli küll TTÜ-l võimalus see pall üles tuua, aga kahjuks nüüd tuli tagasi vahetus Pärtel platsile tagasi ja pallib nii, Tartu pool on nullamängu tulnud ja pallib hopp, seda kohtunik näitab, et on väljakul. See punktiks 24-22, see oli küll piiri peal. Ja. Nii, uuesti nullapallingul Tartu poole peal. No, nüüd nulla eksis. Eelmine oli vähe puudu, et out ei läinud, nüüd lõi võrku. Ja 23-24 pallib Vaido Veek. Ees planeeriv serv. Nii, Rikberg võttis küllaltki halvasti vastu ja õnneks tõste Kollole läks ka võrgu peale, lühike ja võrgu peale. TTÜ plokil ei olnud raske seda kinni panna ja seis on viigistunud 24-24. Nii et Veegi eest planeeriv pallind osutus libero Rikbergile raskeks ja uuesti. Ja nüüd teeb Veek sarnase vea, mida niisugusel seisul teha ei tohi. Ehk siis 24 seisul servib Veek võrku. Seis on 25-24 Tartule. Servima läheb siin Innemuist. Vaatame, kuidas tema planeeriv serv välja tuleb. Tuleb hästi välja. Pärtel võttis vastu. Sintov lööb, kuid TTÜ blokib seda, pall jääb mängu. Juhkami lööb uuesti TTÜ. TTÜ sai selle vastu. Tõsteti Põlluäärile taaliini, kuid suht kerge rünnaku ei saanud Tartu kätte ja seisnud 25-25 asub servima Kusti Nõlvak. Nii, vaatame, kellele Kusti servib Jeselneksile, võttis hästi vastu, nüüd tagantliinist lööb Juhkami. Nii, plokk pidas TTÜ-l teist korda, nüüd tuli kerge ja nüüd lööb Sintov plokki. Nii, uuesti Kusti Nõlvak tõstab uuesti Sintovile, uuesti plokk ees Tartul ja nüüd ei suutnud ka julgestada TTÜ. Ei olnud valmis seda palli julgestama. Ja pall jäi TTÜ väljaku poolele. Seis on 26-25 Tartule. Serjuma läheb sidemängija Kaiks. Hüppelt servi, vaatame, kas julgeb tugevasti lüüa või teeb jälle nagu eelmises seerias, ta lõi mitu servi järjest. Pool pehmet ja nüüd ta lööb hoopis eest planeerivat. Nii, Sintov võtab vastu ja nüüd tõsteti Sintovile. Õnneks lõi pikki piiri Sintov selle palli täpselt
Tartu väljaku piiride sisse ja see uuesti on seis viigis 26-26 ja Sintov läheb ise servima. Vaatame, mis servida nüüd teeb, hüppelt lööb tugevalt ja hästi lõi ja jälle Kollo peale, jälle Kollo ei saanud vastu. Ja nüüd vilistas kohtunik sooja palli Rikbergil, teise palli, teine sööt peab puhas olema ja punkt TTÜ-le 27-26. Sintov lõi jälle tugev palliga, nii et selles skeemis on Sintov teinud väga tublit tööd oma serviga nüüd. Ilmselt servib jälle sinna-samma Kollo peale, täpselt nii ongi, Kollo sai seekord paremini vastu, nii nüüd lööb lõi Juhkavi, kahjuks pall põrkas plokist antenni ja punkti sai jälle Tartu, nii et 27-27 on jälle viik. Pallib mängu olnud Priit Luik, servib teist korda juba tehakse Tartul pingi pealt mees tuleb servima ja teeb otse punkti. Seekord oli see Priit Luik. Nii et kahjuks oli arusaamatus ja nüüd Priit Luik ei servinud enam tugevalt, vaid servib. Kergelt võeti hästi küll vastu, kuid tõste läks millegipärast tahaliini Sintovile. Sintov lõi, plokist tuli pall tagasi ja ongi game. Jällegi Tartule 29-27, mis suht hea seri vastuvõtu juures ei olnud vist kõige õigem praegu see taktika TTÜ-l, et tõsta otsustav punkt tahaliini. Ees oli ründajad, kes oleks võinud seda ilmselt resultatiivsemalt teha. 2-0. Tartu on 2 esimest geimi võitnud. Nii, ja kolmas game on algamas Tartul
pallimas Martin Ruul. Eest planeeriv palling, Sintov võtab hästi vastu, Kusti Nõlvak tõstab jällegi tahaliini Põlluäärile, kes lööb plokki, kuid TTÜ sai uuesti rünnaku üles. Nüüd Pärtel lööb neljatsoonist, tõste oli natuke madal, lööb pikalt, plokki ei puuduta, punkt Tartule, Martin Ruul teist korda pallimas. Nii, Sintov võtab ebaõnnestunult vastu, pall lendab kaugele. Püüavad küll Kusti Nõlvak ja Põlluäär seda päästa ei suuda. 2-0 on Tartu ees. Uuesti Martin Ruul pallimas. Nii, Pärtel võttis küll vastu, kuid selgus, et TTÜ-l on kohtunik vilistanud asetuse viga. See tähendab, et Kusti Nõlvak vestleb kohtunikuga, selgitab olukorda, kellel oli valeasetus. Nii, ring jätkub 3-0. Ruul jälle. Nii, nüüd võttis Sintov hästi vastu. Nii. Ja pall tõste läks võrgu peale. Pärtel ei suutnud hanitada seda, lükkas küll plokki, kuid plokist tuli pall TTÜ väljaku poole tagasi. Ja seis on 4-0 juba Tartu eduks. Jällegi Ruul servib. Nii, eest planeeriv. Nüüd läks napilt auti. TTÜ sai esimese punkti 1-4. Servima läheb Madis Pärtel. Nii. Servib eest planeerivad pallingut, vaatame. Nii, väga hea serv. Reselniks võttis küll vastu, kuid nüüd vilistati pukikohtuniku poolt teist palli. Sintov raskest asendist tõstis, et natukene küll ülekohtuselt ilmselt. See vile oli soojaks palliks vilistatud ja punkti sai jälle Tartu. Juhkami servimas. Nii, Juhkam servib võrku. Seis on 2-5. Nii. Vaido Veek läheb servima. Eestplaneeriv palling jälle. Vaatame, kuidas serv. Nii. Luigele, Luik võttis vastu küll, kuid uuesti Põlluväär plokist auti ja TTÜ-l kolmas punkt, 3-5. Veek läheb uuesti servima. Priit Luik on praegu Tartul platsi peal. Vaatame Kollo asemel, vaatame, kuidas temal mäng sujub. Nii, jälle võttis vastu kuskile 4 meetri peale, mis on suhteliselt kaugel, kuid Juhkami selle vaatamata lööb hästi ja praegu tegi ühe käega hea plokki, tegi Nõlvak ja mäng on ilusasti läheb edasi ja nüüd lõi Jeselniks jälle plokk ees ilusasti. Nõlvak tõstab 4 peale, Sintov lööb ka ploki ladvast, kuid Rikpert jäi üles, pall läks väga võrgu peale. Nii ja nüüd, nüüd lõi Kusti Nõlvak esimest rünnakut plokki ja praegu toimub jällegi keskustelu kohtunikega, sellepärast et ilmselt on Tartu võistkonnas toimunud rünnakul kas siis võrgupuude, täpselt praegu olukorda arutatakse, seis endiselt näitab praegu
kollane kaart näidatakse. Ei saadki täpselt aru, kellele kas näidati Tartule või oli see TTÜ-le praegu. Ka vaidluse tulemusena, kui seisu tablool on endiselt. Kohtunikud ei ole ikka suutnud veel selgeks teha, mis otsus oli. Igatahes protokollist tulemust ei näe, ilmselt lisati siiski punkt Tartule juurde. Nii et seisuks loetakse nüüd 7-4. Nii, ja Põlluäär ründas tagantliinist. Tartu plokist pall auti ja Põlluäär läheb ise servima. Ei, vabadust. Nõlvak läheb servima. Nii. Näidati, et TTÜ plokk on võrgus ja ongi 8-5. Tehniline time-out. Nii et plokk küll TTÜ pidas mitu korda, kuid lõpuks siiski läks ikkagi punkt Tartule plokki võrgu puute pärast. Nii, tantsutüdrukud demonstreerivad oma oskusi ja kohe jätkub kolmas game seisult 8-5 Tartu Pereleivale. Nii, pall TTÜ-le, Sintov servima, seis on 6-8 kolmandas game'is. Nii, jälle korralik serv. Tartu oli raskusi vastuvõtuga, kuid jällegi Juhkami tagant. Vabadust 2 tsoonist rünnakule oli plokk vara üleval ja kukkus alla. Juhkami lõi pikki piiri palli kindlalt maha. Kaiks servima 9-6. Lõi tugevalt, kuid keset võrku pallingu pall läks TTÜ-le. Sirelpuu eest planeeriv selg. Vaatame, kellele servib praegu Sirelpuu. Servis Luigele, Luik sai servi vastu küll. Nüüd oli Ani Juhkami poolt, kuid plokk puudutas palli, aga ei suutnud enam reageerida, et seda palli mängu jätta. Pall kukkus TTÜ väljakule maha ja pallima asub Priit Luik. Nii, Pomerantsil läks vastu võtnud natuke kaugele taha liini. Nüüd lõi rünnakut ja jällegi plokk pidas. Ja nüüd lööb Põlluäär, jällegi plokk pidas, Tartu pall on mängus. Juhkami lööb nüüd ja lööb auti.
napilt plokist jällegi üle. Servib Siim Põlluäär, tugev serv. Rikberg võttis hästi vastu, keskelt tuli Ruuli temporünnak ja Vaido Veek oli täpselt õige ajastamisega plokis vastas. Pall kukub Tartu väljaku poolele ja punkt läheb TTÜ-le, seis on 9-10, servima asub Siim Põlluäär. Nii, tugev see. Rikberg võttis vastu, vaevalt sai küll Kaiks selle palli tõsta, kuid Jeselniks nurgast jällegi plokk jäi, rippus vara üleval, kukkus alla ja ei olnud raskusi selle palli realiseerimisega. Jeselniksil servima asub Martin Ruul Tartu poole peal jällegi. Nii, Sintov võttis hästi vastu ja keskelt Vaido Veek temporünnaku jällegi resultatiivselt. Pall TTÜ-le 10-11. Nii, Madis Pärtel servima. Servib jällegi eest planeerivad. Päris hea serv, Jeselniks võttis vastu. Temporünnak tõi Põlluäär tõi üles, TTÜ sai. Nüüd Tartu andis esimese palli sidemängijale üle võrgu ja TTÜ plokiga lükkas väljakule, Tartu väljakule palli tagasi. Punkt TTÜ-le, seis on 11-11 ja servima asub jälle Madis Pärtel. Jällegi eest planeeriv palling. Nii. Ja nüüd ebaõnnestus Jeselniks. Täielikult pall Tartu rünnakust küll plokki, kuid jäi ploki ja võrgu vahele korraks kinni ja sealt püüdis Sintov päästa, kuid seda loeti juba hoitud palliks ja pall Tartule. Juhkami servib. Nii, Pomerants võttis hästi vastu ja Veek jälle keskelt. Kuigi hüppas seekord vastu juba 3 plokki, oli Veegi rünnak siiski resultatiivne. Seis on 12-12 ja Veek läbi see pallima. Veegil on eest planeeriv palling. Vaatame, kellele servib. Nii, proovib. Ja ongi nii, Jeselniks jällegi eksis nüüd plokis. Olid 2 meest korraga koos, pall jäi mängu. Nii, uuesti TTÜ tõi üles ja Kusti Nõllart tõstis tahaliini Põlluäärile. Põlluäär lõi plokiladvast palli auti ja TTÜ asub juhtima 13-12. Ja kahjuks kohtunik avastas alles nüüd, et Põlluääre rünnakul oli tagaliinimängija oli 3 meetri joone peal hüppel ja see loetakse veaks ja pall läks kahjuks siiski Tartule, nii et Jeselniks pallib ja nüüd juba keskelt Sirelpuu rünnak, nii et peab ütlema, et Tallinnal keskelt temporünnak. TTÜ-l on peaaegu eksimatu, et täiesti hea servi vastuvõtu puhul ainukene võimalik kindel rünnak. Nii, Tartu võttis Luige poolt mitte eriti hästi vastu. Nüüd saab TTÜ rünnata, nii, Pärtel julgestas ise oma rünnakut, mille ta plokki lõi, nüüd Sintov. Nii, hästi tõi Pärtel küll kaitses palli üles, kuid Sirelpuu ei suutnud enam kahjuks. Nii teravalt läks võrku, et ei suutnud seda päästa ja punkti sai jälle Tartu. 14-13 Tartu ees. Servima läheb Siim Ennemuist. Planeerib jällegi nii. Pomerants võttis vastu, kahjuks pall läks otse üle ja Priit Luik lõi palli TTÜ väljaku poolele ja jällegi on TTÜ läinud
ette, vabandust, Tartu läinud ette. TTÜ on võtnud aja ja 15-13 seisul pallib uuesti Siim Ennemuist. Napilt piki piiri auti, serv 14-15, Sintov läheb TTÜ poolt pallima. Nii, tugev hüppelt palling ja hästi, kuidagimoodi sai Tartu küll 3 meetri peale selle palli vastu. TTÜ tõi kaitses üles praegu, Pärtel ründab ja ilusti piki piiri keeras plokist välja, tõi punkti ja seis on 15-15 jälle viigis. Nii et Sintov asub jälle pallima oma hüppelpallingut. Jällegi tugev palling, Jeselniks võttis vastu. Nii ja nüüd jäi küll põllu ääreplokk nii nurka, et Luigel ei olnud mingisugust probleemi see pall lüüa tugevalt TTÜ väljakule. Nii et jah, kahjuks ploki kohavalik ja ajastamine on praegu TTÜ-l need nõrgad kohad, millega nad Tartule alla jäävad. Nii, nüüd on siis 16-15 tehniline time-out. Tantsutüdrukud näitavad oma oskusi ja mehed peavad nõu, kuidas edasi pöörata. TTÜ poolt mängu enda kasuks. Tartu jällegi omalt poolt püüab hoida saavutatud väikest edu. Nii, ja sidemängija Kaiks asub Tartu poolt servima. Vaatame. Tugev serv, kuid nagu eelneval korral ülesvise ei olnud korrektne. Tänu sellele lõi tagantjoonest 2 meetrit auti. Sirelpuu servib hüppelt planeerivad. Nii, Jeselniks võttis vastu. Keskelt oli temporünnak Ruuli poolt, kuid jällegi liiga pikk käe liigutus pallile järgi ja pall läks pikalt auti. Sirelpuu servib jällegi kenasti, jällegi Jeselniks eksis ja lausa pall läks laekonstruktsiooni vastu ja otse punktiks Sirelpuult, nii et 18-16 on TTÜ asunud kolmandas geimi juhtima. Nii, Tartu võttis aja. Nii et selleks, et nüüd mängu tasakaalus hoida, on TTÜ-l ainus võimalus mängida nüüd minimaalsete vigadega edasi. Muud trumpi nendel ilmselt tagataskus praegu ei saaks olla. Nii, Sirelpuu
vaatame, kellele ta suunab oma servi. Nii, jälle Jeselneksile, Jeselneks oli seekord küll paremini vastu, kuid seekord oli Juhkami rünnakul väga hea plokk ees. Plokis olid praegu Veek ja Põlluäär, nii, ja nüüd uuesti läheb keskelt, nii, hästi võttis vastu. Pall on mängus ja nüüd teise palli püüdis Veek tõsta, kuid nagu praeguse võrkpallis on, teised mängijad peale sidemänge eriti palju söötu ei harjuta, tänu sellele vilistati soe pall ja pall läks Tartule, Luik servib auti, hüppelt tugeva servi ja niisuguseid lihtvigu, nagu ma enne ütlesin, ei saaks TTÜ endale lubada, et lihtsa söödu tõsteks andmine tuleb veaga. Nii, ja nüüd teeb järjekordse vea, mida ma mainisin, mida teha ei tohiks TTÜ, ehk siis Põlluäär servib võrku ja seis on 18-20, servima asub Tartu poolt Martin Ruul. Jällegi planeeriv ja muidugi eriliselt tundetult 2-3 meetrit auti tagajoonest, nii et TTÜ teeb vahetuse, tuleb Madis Pärteli asemel, tuleb tahaliini Kallis Mesila, kes siis servib, vasakukäeline mängija servib planeerivat palli, nüüd läks võrgust küll, aga Tartu sai kätte ja nüüd mängis hästi, kaitses. Pomerants tõi suunatud rünnaku küll üles, kuid pall läks napilt üle võrgu ja sealt Tartu ründas selle palli maha TTÜ väljaku poolele. Nii, ja servima asub Juhkami, enne seda toimub Tartus tagasivahetus, Pärtel tuleb tagasi Mesila asemele ja servima asub siis Martti Juhkami seisule 19-21. Vaatame, kuidas tuleb välja siis tugev serv. Nii, tuli välja. Nii, ja järjekordselt lööb Siim Põlluäär plokist auti. Punkt juurde TTÜ-le, seis on 22-19. Servima asub Vaido Veek, kes nüüd vaatame, kellel ta suunab eest planeerivas servi, ja nüüd Vaido Veek teeb jällegi eest planeeriva pallinguga vea, servib võrku ja seis on 20-22. Nii et, nagu ma juba ütlesin, TTÜ saab oma mängu tasakaalus hoida nüüd siis, kui see ei eksi. Nii, servima asub Tartu poolt vahetusest tulnud Helja Lulla, kes servib hüppelt tugevalt ja tõigi kohe punkti servist, kuigi pall tundus, et läheb auti. Kahjuks Madis Pärtel võttis selle vastu, pall läks väljapoole platsi ja punkt Tartul jälle juurde 21-22. Nii, ja TTÜ võttis aja. Seis on 22-21. TTÜ kasutab oma teist aega selles skeemis ja nüüd vaatame, kuidas Helja Lulla seda kuldreeglit
realiseerib, see tähendab, et peale vastase aega, kuidas tema serv välja tuleb. Nii, hüppelt tugev serv ja oli tugev serv ja oli ka punkt, nii et väga julgelt ja tugevalt servis Helja Lulla, nii et seal oli tõesti raske seda tõrjuda, pall läks üle võrgu ja rünnak Tartu poolt punktiks. 22-22 viigiseis. Nii, Lulla teeb jälle oma hüppelt tugevat servi. Nii, Pomerants sai hästi vastu. Ja nüüd ebaõnnestus tõste TTÜ-l ja Tartu sai ise rünnata, ründas resultatiivselt ja ongi Tartu 23-22 ette läinud. Nii et TTÜ lihtsad vead maksavad seekord kätte. Ei olnud praegu mingit põhjust seda lihtsalt palli vastastele kinkida. Jällegi tugev serv, kuid õnneks. Nii, õnneks said TTÜ mängijad hästi vastu, kuigi tõste tahaliini põllu äärele ei olnud eriti raske vastatel blokkida. Õnneks põllu äär lõi selle küllaltki ilusti diagonaalis. Tartu ei saanud kaitses vastu ja nüüd pallib juba Kusti Nõlvak oma planeerivat servi. Nii, nüüd Jeselneks võttis ilusti vastu. Nüüd oli tagantliinist rünnak, TTÜ sai plokki ette, nii, nüüd uuesti Sintov lööb nelja pealt ja ilusti lõik. See oli küll väga oskuslikult kolme plokist keeratud mööda neljatsoonist vastase neljatsooni, kus kaitseid ei olnud Tartul ja 24-23 ongi TTÜ asunud seda geimi juhtima. Kusti Nõlvak läheb pallima. Nii. Vaatame, kellele Kusti Nõlvak suunab oma pallingu. Nii, Jeselneks. Nii, hästi, Pomerants teisele palli üles, kuid kahjuks ei saanud. Nii, Pärtel lööb kerge rünnaku tagantliinist, Side lööb Juhkamile. Õnneks tõi selle Kusti Nõlvak ilusti üles ja nüüd lõi põllu äär plokist. Tartu sai ploki vastu ja Juhkami tuli tagantliinist. Tegi hani, uppus jällegi keset TTÜ platsi. Ikkagi sellistel puhkudel ei ole kahjuks sidemängijad või vabandust, TTÜ tagamängijad ei ole selleks hani võtmiseks valmis, on keha asend on liiga taga, ei suuda ettepoole liikuda ja nüüd pallib juba Siim Ennemust. Väga tugev palling, sai Pomerants küll vastu, kuid Sintov lööb. Nii, sai plokist tuli tagasi, sai ise kätte, nüüd lööb tagantliinist. Väga tugevalt lõi selle palli ära. Jeselneks ja nüüd on seis juba Tartu eduks 25-24 servib Siim Ennemust. Nii, ja Veekord Pomerantsi vastuvõtt jäi ka tahaliini, nüüd Sintov lööb, pall jääb plokist Tartu väljaku poole, tagantliinist Juhkami lööb. Nii, seekord võttis küll hästi vastu. TTÜ uuesti Juhkami lööb plokist ja järjekordselt sai Tartu oma viimase 26. punkti selles skeemis, 26-24 ja 3-0. Mäng Tartu Pereleivale, kuigi mäng oli juba teises kolmandas skeemis oluliselt tasavägisem. Kahjuks siiski väikesed eksimused TTÜ-l otsustavatel puhkudel pöörasid mängu Tartu kasuks. Nii et tänan kõiki vaatamast ja kuulamast, et